Tere kuulama uudiseid stuudios Rohke Debelak. Riigi infosüsteemide amet annab teada, et alates tänasest saavad kõik inimesed oma nutiseadmed ja ka telerid ja raadiod viia lähimasse arvutisalongi või parandustöökotta ja need seal valimisreklaamist puhtaks pesta. Viimase poole aasta jooksul läbis kõiki seadmeid reklaamimaht, mis jättis maha palju saastet ja see mõjutab ka seadmete edasist tööd. Ka inimesed peavad oma pea läbi pesema, et taas maailma asjadest aru saada. Mõnel juhul pääseti kergelt ja ainsa tagasilöögina hakkasid inimesel kõrvad sita vett jooksma, kuid enamusel nii lihtsalt ei läinud, märgitakse ameti raportis. Kergematel teemadel, kuigi järjest sagedamini on kuulda väiteid, et tippjuhte on raske leida ja neid on Eestis vähe, kummutab liikluspolitsei need seisukohad. Liikluses on tippjuhte arvukalt ja nende juhtimisvõimet ja tegutsemist on kõige parem jälgida tipptunni liikluses ja ka öisel ajal. Tippjuhid paistavad silma sellega, et võrreldes näiteks keskastme juhiga või tavalise juhiga suudavad nad valida juhtimiseks kõik võimalikke ja mitte võimalikke sõidukeid ja teelõike. Tippjuhtidel ei ole tegelikult tee olemasolu üldse vajalik. Oma juhtimisstiiliga on nad võimelised blokeerima igasuguse juhtimise vähemalt 10 tavajuhil, kellel pole enam võimalik juhtida ja sellega nende tase paratamatult langeb. Tippjuhid ise aga ei ole tihti üldse juhtimist õppinudki ja seetõttu puudubki ülevaade, milliste õppekavade järgi õpetada tavajuhte, et nende oskused kunagigi tippjuhtidele järele jõuaksid. Ja finantsmaailmast. Valitsuse täna hommikuse teate kohaselt koguneb optimismi riigi majandusolukorra kohta iga päevaga üha enam ja järjest lisandub rahvusvahelisi finantsinstitutsioone, kes oma seisukohtades taas optimismi juurde lisavad ja hetkel võib väita, et vahepeal pea olematuks kahanenud optimismi varud on saavutamas enneolematut taset. Valitsuse tänase nõupidamise üheks päevakorrapunktiks ongi luua töörühm, kes hakkab otsima lahendusi, kuidas üha kasvav optimism riigi elanikkonnane võiks käega katsutavaks muutuda. Katseliselt testitakse juba paari nädala pärast võimalust, et optimismi saaks inimene ammutada sularahaautomaadist. Kui inimesel enam arvel raha ei ole, avab riik talle optimismi arve ja kannab sinna nii palju optimismi, et ka kõige halvemad ajad üle elada. Kas see ka tehniliselt võimalikuks osutub, pole seni veel teada, kuid valitsus on projekti õnnestumiseks optimistlikult meelestatud. Ja ka teaduse vallast. Ontario ülikooli teadlased on pikaajalise uurimistöö tulemusel teinud kindlaks, et koristaja on ka inimene. Seni on seda väidetud pigem hüpoteetilisel tasandil ja laiemalt on seisukohta liigitatud ka teaduste valdkonna alla kuuluvaks, kuid nüüd õnnestus seda ka katseliselt tõestada. Teadlaste grupil oli veninud tööpäev juba ligi 3 ööpäeva pikkuseks, mingisugust otsest kinnitust, et koristaja on ka inimene, neil ikkagi veel ei olnud, kui järsku koristaja tuli ja ütles seda neile ise. Kuulsite uudiseid.